tere kõigile, teiega on Kristal ja siin on tänased 3 kaarti. Valime siis välja oma kaardi või kaardid, küsime oma küsimuse või küsimused, soovime oma soovi või soovid ja kuulame ära, mis kaarti teil meile öelda on. Esimene kaart tänaseks on meil Mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas on väga punktuaalne, karm, täpne meesterahvas, talle ei meeldi ebatäpsused, aga ta on väga-väga õiglane. Ja siin võib-olla teil tuleb sellise väga punktuaalse meesterahvaga tegemist teha tänasel päeval, aga võib-olla see meesterahvas hoopis see võib olla õhumärgis meesterahvas, aga võib-olla teil tuleb ise olla rohkem punktuaalsem ja millegipärast ma arvan, et tegelikult see võib ka olla see, et kui me räägime punktuaalsusest, teil tuleb nüüd teha väike vahearveldus, aga teil tuleb nüüd tegelikult aru saada, et mille peale, kui palju mis oma ressursse kulutate ja rangelt aru saada, et mis on see, kuhu ja kuidas edasi. Sellepärast, et te mõistate, et enam niimoodi edasi minna ei saa, nagu te varem toimisite. See mudel enam ei tööta. Sellepärast, et teine kaart meil on kohtupäev ja kohtupäev on selline ärkamise kaart, kus te tunnete, et ma enam niimoodi ei suuda, ma ei suuda siin elada, sellepärast, et korter on külm ja naabrid häirivad või kogu aeg kuskil kõrval mingi gaasitoru lekib väävlihaisu. Võimalik, et te saate aru, te ei suuda seda tööd teha, sest see töökoht on kas liiga kaugel või teilt võtab see liiga palju ressursse. See on selline avanemise, silmade avamise kaart. Teisalt on see hinnangute andmise kaart, et aga kas see tasub ära minu jaoks. Või samuti võimalik, et ka teile antakse hinnanguid. Okei, see, mida te teeb seda väga hästi. Või see, mida ta ei tee. Kui te olete millegi väga palju vaeva näinud, siis ilmselgelt see vaev tasub ennast ära. Ja teile tehakse suured komplimendid. Te näete, aga kui te ei ole vaeva näinud, lasknud üle jala kõike, siis samamoodi tasu on vastav. See on selline karmakaart, et seda, millesse sa oled panustanud, seda sa saad. Samamoodi võib siin vaadata, et see kaart on ka mõistmise kaart, et okei, aga kuhu ja kuidas edasi. Kui te siin panetegi, ütleme, võtate ja panete punktuaalselt kõik kirja, mida, kus ja kuidas ja saate aru, et okei, võib-olla tuleks nüüd nagu seda suunda vahetada, sellepärast, et siin reaalselt ma enam ei jõua mitte kuhugile. See kaart siin on ka tegelikult meesterahvas, punktuaalne meesterahvas, kes on äris väga selline must ja valge. Võib-olla te peaksite rohkem olema oma tegemistes must ja valge, sellepärast, et siin on see mõistmine, et ma ei jõua enam kuhugi niimoodi. Siis tuleb uus algus. Te saate sellega hakkama, sellepärast, et teil on olemas vastavad ressursid, olgu need siis rahalised või olgu need siis vaimsed ressursid. Aga fakt on see, et siin tuleb väga karm olla ja ära lõigata karmilt see, mis teid enam ei teeni, sellepärast, et vastasel juhul, kui te ise midagi ei muuda, see uus algus siin ei ole võimalik. Sellised kaardid meile tänasesse päeva ja homsete kaartidega näeme juba homme.